tere tulemast vaatama saadet miinimumpalgaga Eurotripile. Saame näha, mitmes riigis jõuab Sander käia ning kas selle rahaga on võimalik nädal aega Euroopat avastada. Saadet toetab Kredit24. 810 eurot ja 8 senti on minu arvel. No nii lõbus välja. Mul praegu tundub, et on hästi kakas sadama, aga mis seal ikka. Ja ongi käes Eurotripi 5. päev. Kõigepealt ärkasime üles hommikul hotellis, seal meil hommikusööki polnud ja mõtlesin, et teha kiiramps, polegi veel McDonaldsisse jõudnud, nii et sai 5 euro eest 2 burgerit, 1 juustuampsud, väga okei. Sammuti on mul kaasas ikka veel ju veepudel Eestist. Olen seda täitnud vist igas hotellis, nii et ma olen juba UK vee ära joonud, Rumeenia vee ära joonud ja täitsa püsin püsti, nii et ei ole vaja alati veepudeli peale raha raisata. Siis pärast hommikusööki võtsime takso ja takso läks maksma 10 eurot ja sõitsime linnast päris kaugel välja. 44 minutit ja näkku läks takso maksma 10 eurot. Ja ega see Rumeenia liiklus oli ka selline üsna huvitav, midagi uut minu jaoks. Et me nägime väga palju Bukaresti linna ka, just seda poolt, mida ma võib-olla nii palju näinud polnud. Päris palju vanu hooneid, teed olid kitsad, tänavad olid kitsad, aga see liiklus ise oli selline väga ikkagi huvipakkuv, et õnneks meil oli hea autojuht, väga kiire reageerija, aga tihti oli sellist olukordi, kus lihtsalt mingi auto keeras ette ja pidi kersku plokki vajutama. Aga kui me jõudsime ikkagi linnast välja, kiirtee peale, taksojuht 120 sees, aken natuke alla, juuksed lehvis, mõtlesid, et võt see on puhkus. Aga nüüd te mõtlete, kus me üldse oleme? On see üldse veel Bukarest või? Keset metsa? Väga vahva, me tahtsime minigolfi tulla mängima ja see on selline suur park Edenland. Mulle meenutas alguses nagu võib-olla sellist Lottemaad või sellist Vembu-Tembu maad. Mõtlesin, et kus see minigolf on? Tuleme sisse, vaatame. Siin on loomaed, siin on seikluspark, siin on kõike. Ehk siis sissepääs siia oli 4 eurot ja minigolf ise maksab 3 eurot. Aga mina tulin minigolfi mängima, nii et teeme rajad läbi, vaatame, kas ma saan ühe hole in one'i ka ja näitame selle tasemette, kuidas siis Eestis minigolfi eksperdid mängivad. Proovin, kuidas läheb. Minu minigolfi kogemus on praegu jäänud Pärnusse, kui ma olin võib-olla 10-aastane, aga ma ei usu, et midagi rasket on. Esimene rada, transformerite rada, hole in one. Oi, kui see põrge oleks parem läinud. Kui iga rada teha 2 või 3, ma olen rahul. Mingi laps pani siin muidugi 1 sisse, no see on sees. See on täitsa reeglite poolt, võid siia väikse vahe teha, see ei ole reeglite vastane. 3, võtan vastu. 2 läheb paremaks. Mõõdetud. Nõiarada number 3. Poole jõuga. Täitsa lahe tegelikult, mulle meeldib, et see rada on nagu puude keskel kehitatud, takistujad siin samas olemas. Noh, kuskil 13 aastat on viimasest minigolfist möödas, aga see ei takista mind 1 sisse löömast. Nüüd ma pean mängima, mängust lahkume. Kus ta niimoodi põrkas? 1 ma pole veel saanud, aga proovime, ma ei saa enne ära minna. 1 rada ikka tuleb, 10. Füüsikaseadused paigas, pool jõudu. Läheb. 2. Viimane rada, aega on näidata, mida ma õppinud olen. Oppe jumala vait ei tähista, mis asja viima rada olariga. Võtke välja. No, muidugi lapsed paid ka samamoodi mu kõrval, aga ma arvan, et täitsa edukas minigolf. Saame natuke siin pargis nüüd ringi vaadata, sest tõesti mõnus. Mul jälle meeldib, tulime Bukarestist välja ja täiesti teine elu käib siin, nii et vaatame pargis ringi. Nagu mainisin, siin on tõesti väga palju teha, ka loomaed, väiksel kujul olemas emud, kaamlid, teised tegelased. Sissepääs oli tõesti 4 eurot, tegelikult väga okei. Tuled siia perega, naudid päeva, aga nüüd kui ma mõtlen, et 6 eurot läks selle minigolfi peale. No see oli ikka veits laristamine, et ma peaksin ikkagi natuke noogu maha võtma. Sõitsimegi siia ju taksoga 44 minutit, see läks näkku mulle 10 eurot maksma. Et ei tasu kohe kiirustada, kõik on vahva lahe, aga me oleme ikkagi miinimumpalgaga Eurotripil. Iga õhtu õnneks on eelarve üle vaatanud, minu arust praegu kõik ilusti klapib, saab veel ilusti teisi riike avastada, saab veel ju süüa, saab öömiskoha, kõik eluks vajalik olemas.
aga tõesti perega siia tulla, siin on veel airsoft, paintball, aga pead arvestama sellega, et see ongi nagu üks suur vembutembumaa, üks lõbustuspark, iga asi maksab, aga sellise ilmaga üks perepäev siin teha, miks mitte Bukarestist natuke välja ja saad tulla. Nagu Rumeeniasse tulles mainisin, ma tahan kindlasti 3 asja ära teha, kõige raskem hoone oma silmaga nähtud. Eile käisime Dracula lossis ja 3. oleme uhke autokollektsiooni näituse juures. Ja kohe ma ütlen, et sisse tulles selline luksuslik õhkkond kohe tuli. Mõnusalt kont on sees, enam ei higista, panin jalanõu endal ilusti masinasse, pani kile ümber jalanõu ja siis kuumutus ümber selle, et väga kiire, efektiivne, aga autokollektsioon Tirjaki, autokollektsioon Ion Tirjak oli tennisist, ka väga edukas, tal on mitmed suured tiitlid tegelikult vöö vahel, aga siis on temast saanud ikkagi ka suur ärimees ja ta on siia kogunud kokku umbes üle 300 luksuslikku auto ja ma võin julgelt öelda, et ma pole arvatavasti üle 200 või isegi üle 250 auto tänavapildis näinud. Mina kõige suurem autosõber kindlasti ei ole, nagu te teate, aga noh, kui kõik on läikema löödud ja nii uhkeks tehtud, ma ei saa seda maha magada. Teeme näitusele tiiru peale, vaatame, millised kõige uhkemad masinad on ja ma valin välja enda lemmiku, millega siit samast võiks välja paarutada. Uhked on need kõik, mulle meeldib tegelikult muidugi, et läikema löödud, aga mõndades ikka salongides on mingi metallkonstruktsioonid ja no sellise masinaga Aston Martiniga ma ei saaks ju minna sellisega linnapilti, see on mingi Batmani asi. No okei, ma ei pea ütlema, et meil on Tartus või kuskil, isegi Tallinnas. No tulen välja, keep taga ripub või lähen restorani, pange mulle 2. Need on liiga uhked minu arust, liiga uhked, aga no ägedad näevad välja Ferrari kõrval. Kui ühe nendest peaks valima, kindlasti Ferrari. No alguses kõige uhkemad autod, aga siin on ka muidugi vanad uhked retrokollektsioonid ja Messerschmitt KR200, no see oleks minu auto, 3 ratast ma saan aru või? No Mr. Piinilik, aga ma ei tea, kas ma praegu peale mahuks, kõigepealt peab natuke trenni tegema, kes ma kardan, et kui ma ühele poole pööran, siis võib-olla püperkuut ja peab mingi 4 töölist püssi tõusma oo tagasi lükkama, aga tõesti lahe, et siin on vanu autosi ka ümberringi. Kes on Wolf of Wall Streeti näinud, siis ehk mäletate, Leonardo DiCaprio samasuguse mudeliga sõitis, pole küll see konkreetne auto, aga saad ta sama mudeli ära näha oma silmaga. Nagu mina isiklikult USA-s elaks, siis ma arvan, et sellise Fordiga võiks seal linna vahel tiirutada küll. Kuule jah, siin ma ei tea, millised superautod igal pool keskel ja mida mina teen, ma jään siia mingi sõjamasinate juurde. Aga tegelikult jumala lahedalt tehtud ju. Siin olekski nagu paak on niimoodi nagu mortari kuul, nagu seal on ka pildi peal miinipildu ja mürsk olemas täitsa, nii et see sõjavärk kuidagi kohe tõmbas minu tähelepanu endale. Avastada on siin tohutult palju ägedaid autosi ja nagu ma ütlesin, millega minna koju sõidaks, no mulle ei silm ikkagi F1 masin. See on 2010. aasta Red Bull Racingu mudel ja sellega Sebastian Vettel tegelikult hullu mööda näitas, kuidas sõita ja võitis ka tiitli. Nii et sellega ma siit paarutaks välja, küll aga kui kaugel ma jõuaks, seda ma ei tea, sellepärast et see on nii madal, et isegi esimene uks, mis ette jääb või ukseliis, siis autoga kööga oleks, aga see oleks minu valik. Valige endale ka lemmikauto välja. Selline see näitus oli, aga siin võib tegelikult ju tunde veeta, sest üks auto on uhkem kui teine ja mina ei ole küll nii teadlik nendest, aga tegelikult on väga mugavalt pandud iga auto ette ka ilusti tekst, kirjeldab ära, miks just see nii eriline on, äkki on seda kuskil filmis kasutatud, palju hobujõudu on ja nii et ma arvan, et see on igal huvilisel midagi. Pilet kõigest, ma ütleks 4 €, sa saad tõesti siin tunde olla ja ega muud ei olegi. Paneme lennujaama ajama, sellepärast et meid ootab juba päikseline Kreeka. Ja oleme kohale jõudnud Kreekasse linna nimega Thessaloniki. No ega ma siin vist väga palju kirjeldama kohe alguse ei peagi, juba taga käib mõll ja just nimelt Thessaloniki ongi tuntud kui peolinn. Aga miks just? Sellepärast, et tegelikult siin öeldakse, et on üle 100 000 üliõpilase. Siin on suurim ülikool Balkanis ja Kreekas, Aristotelese nimeline ülikool, nii et öeldakse umbes 100 000 üliõpilast, nii kohalikud kui ka välismaalast tulevad siia. Praegu on laupäeva õhtu ja te saate juba aimu, mis siin looma hakkab. Aga kõigepealt ma jäin võlgu ühe asja, ma unustasin öelda, et Rumeenias Kreekasse lend maksis 22 €, nii et see läheb ka täna maha nagu naksti. Esimesed emotsioonid siit Thessaloniki linnast. Väga mõnus, lennujaam oli täpselt parajalt suur, tegid mingi 150 sammu, järsku olid väljas ja me ei pidanud võtma taksot. Me kartsime, et peab takso võtma, mis oleks maksma läinud mulle 15 €. Me võtsime linnaliini bussi lennujaamast 60 senti ja sa oled keset mõllu kohal. Nii nagu igas riigis on minul ka Kreekas kindlad ülesanded, mille ma tahan ära teha. Esimene on väga lihtne, ma tahaks maista ühte tõelist pitaküürost. Küll ma olen söönud Eestis erinevates kohtades, aga ma tahan näha, kuidas õige kreeklane teeb.
kõik värske kraam ja ta saate aru, et ma arvatavasti on päris näljane ka, nii et tänane ülesanne sobib suurepäraselt. Ja teiseks ülesandeks on kruiis mere peal. Vaatasin, et siin selline piraadilaev käib iga päev mere peal sõidutamas, saame ilusti nautida ilma, päikest võtta, sest tõesti on tore üle pika aja olla tegelikult päikselises kohas. Aga ega selle jutu peal läheb kõht tühjaks. Tunnen isegi toidulõhna ja tegelikult ega kaugel ei olegi silmaga näha, juba müüakse õiget pitaküürost, nii et lähme ostame ja lähme maitseme. Ma arvan, et siin reisil olles pole mul ammu niimoodi ila tilkunud, nagu ma ütlesin, tõesti näljane on olla ja need lõhnad, need on nii maitsvad, et tõesti keele viib alla. Aga kõige toredam oli tegelikult see, et see siis maksis 5,30 pitaküüros, kokaga 2,20, kokku 7,50. Ja kõige toredam oli see, et ma tellisin ära selle, maksin ära, ta ütles mulle number 11, 35 sekundit. Ma ütlesin, et pange kõik vahele ja valmis, et umbes minutiga saad selle tehtud ja sa näed ise, kuidas nad teevad seda. Nii et ega siin pikka juttu pole, muidu ma täitsa nälgin ära, et hakkame aga hammustama. Ega ma läksin siin veidi võib-olla liiga suure hooga peale, peaks natukene mäluma ka, lasta seedida. Praegu on selline tunne, et ma hingaks selle paari minutiga alla, läheks uuesti järjekorda ja võtaks teise ka. Aga ei, tõesti maitsev, nagu ma ütlen, ma olen Eestis midagi sarnast söönud. Aga Eestis minu arust kõige suurem probleem, kui ma olen tellinud, on friikartulid just selliste kebaabide sees või pitade sees. Nad lähevad meil kuidagi liiga lõdiks, liiga ruttu, aga siin on ta olnud siin mingi 5-6 minutit ja ta on ikka veel selline krõbe, ta ei jää lõdiks, täiesti maitsev ikka veel. Esimene ülesanne sai sooritatult, küürus on söödud, vaadake lebo, paar sammu oli edasi vaja teha. Ja ütlesin, et peolinn, ega ma ei valeta teile rahvas. Istume veel rahulikult laua taga ja järsku tuleb, ma ei tea, trobikond inimesi laulu ja tantsu lööma. Ja vahva oli see, et inimesed ümber ringi ei olnud sellist, et keegi jälle mängib. Kohe esimesed inimesed aps ja mindi liituma ja juba tantsitakse see. Kõndisime mööda Thessaloniki tänavaid ja jäi silma kohe üks ekraan. Vaatasin, et jalkat näidatakse, no miks mitte. Kohe istusin maha, lubasin endale ühe õlle ikkagi, 4 eurot õlu ja anti ka tegelikult suupistid tasuta, nii et väga tore. Aga see koht ise, ma ei saanud alguses arugi, mis see on. Kirjas on Battle.net. Mõtlen, mis asi see olla saab? Okei, baar selline, müüakse õlut, asju, tulen sisse, vaatan. Energiajoogid, monsterid, krõpsupakid. Ja ei näe imet, lähed tahapoole, vaatad, arvutikohvik, internetikohvik, ees on nagu spordibaar, vanemad mehed, mis vanemad mehed, mul on noor poiss siin kõrval, võib õlut lasta ja võib jalkat vaadata ja taha saab siis rentida endale jällegi arvuti, et ma küsisin huvi pärast, mis hind on, 3 eurot tund aega, kui sa kasutaja pole ja saad rahulikult arvutimänge mängida siin samas Kreekas. Ja üllatav on see, et see internetikohvik on avatud 24/7, nii et tule ja mängi. No internetikohvik Thessalonikis, ma oleks iial arvanud, et sellised sõnad minu suust tulevad. See on viimane koht, kus ma oleks arvanud, et ma täna satun või üldse sellele Eurotripi reisil satun. Aga vot, 3 eurot niimoodi, et sa lihtsalt maksad kaardiga ära, mingit kontot ei pea tegema, mine arvuti taha, pane käima ja tegelikult väga mugav süsteem. Paremal üleval jookseb aeg, 59 minuti jäänud, 58 minuti jäänud. Ja ma ei pidanud isegi ühelegi kontole sisse logima, lihtsalt oli top 10 mängu. Okei, kui sa lähed online mängu mängima, pead sisse logima, mina läksin praegu GTA 5, panin single player. Aga tõesti võrdlus võib-olla sellega, kes vaatasid meie Lõuna-Korea seikluseid, käisime seal Lõuna-Korea internetikohvikus. No too oli tõesti tegelikult selline kuidagi võib-olla stiili puhtam. Arvutid olid veidi kõvemad, vaatasin siin ka selle statsid üle nii-öelda, et see oli natukene jääb alla Lõuna-Korea kohvikule. Aga ikkagi, mulle meeldib jällegi see, et uks on lahti, värske õhk tuleb sisse, kõrvaklapid on olemas, klaviatuur, hiir, korralik monitor. Mis nii viga, Eurotripil saab arvutis mängida ka vahepeal, kui vaja, nii et hakkame pelama. No ma siin enne võrdlesin Lõuna-Korea internetikohvikut ja siin Kreekas olevat. No Kreeka võlu on küll see, et ma valisin sealt ülevalt games, ehk siis mängud ja põhimõtteliselt kõik, mis on üksinda mängitavad single playerit, sa saad mängida. Ma läksin korra rallimängud olla, mõtlesin huvi pärast, kas äkki on siin vanemad Need for Speedid. Siin on Need for Speed 2005 Most Wanted. See on, ma arvan, rallimäng, kuhu ma olen kõige rohkem tundi enda elus alla pannud. Siin on mäletan, et seal on blacklist, sa pead 20 vennale ära tegema, võib-olla oli 15. Aga need olid need hetked, ma mäletan, et kui kodus ema ütles, et tund aega, arvuti aega on läbi, et täna rohkem ei mängi, siis mõtled, et ma ei saa, mul on sõit poole, ma pean sõidu ära tegema.
Võt nii, et nüüd saame veidi meenutada, nostalgitseda ja Need for Speedis rallitada. Ausalt öeldes, ma ei tea, kas ma mäletan valesti või lapsena tundus lihtsalt kõik nii äge, aga ma ei mäletaks küll, et see graafika nii hull on. Praegu oli piksleid täis, ma ei näinud mitte midagi, kui ma autoga siin 120-ga alustasin. Et mida iganes, lõbus mäng ikkagi, ma ei saa mängu maha teha, see kujundas mu lapsepõlve mingil määral. Nitro täiega sisse ja minek. No täitsa teistsugune õhtu tuli siin Thessalonikis, kui ma oleks seales osanud arvata. Õnneks Pitagüüroses sai kõht täis ja väga äge leid oli see Battle.net 3D interneti kohvik. Mängisime siin ikkagi tund aega ja peab ütlema, et Lõuna-Korea arvuti võis olla kiirem, võib-olla veidi stiilipuhtam, aga siin mängude valik ja see lihtne mängudesse sisenemine sobis ka siia suurepäraselt ja endiselt see on 24/7 lahti, no millest me räägime. Aga nüüd on aeg võtta see pikk päev kokku, päev algas Rumeenias ja praegu oleme Kreekas, nii et lööme arvud kokku ja loodame, et homseks veel raha jätkub. 5. päev Eurotripil ja aeg on arvud kokku lüüa, peab tunnistama, et siin on ikkagi veidi kulutatud, nii et oleks aeg eelarvet võib-olla veidi karmimalt jälgida. Aga päev algas meil ju Rumeenias, kus oli hommikusöögiks McDonald's, see läks maksma 5 eurot. Siis oli taksosõit Edenlandi, mis läks maksma mulle 10 eurot. Edenlandi sisenemine ise oli 4 eurot ja minigolf seal oli 6 eurot. Ehk siis suht kallis külastus oli seal minigolfi väljakul, aga see selleks. Sealt lõbustuspargist siis sõitsime taksoga autokollektsiooni juurde, mis maksis 5 eurot. See autonäitus ise maksis 4 eurot. Nii, sellega sai Rumeenia kokku ja jõudsime Rumeenia lennujaama ja lend siia Thessalonikisse oli ainult 22 eurot. Nii et tegelikult väga väärt külastus siia tulla 22 eurost, isegi kui kaua aega ei saa olla, saad selle elamuse kätte. Ja vedas meil seal, sellepärast et taksot ei pidanud võtma. Thessaloniki lennujaamast läks ilusti buss siia kesklinna 60 eurosenti. See hotell siin täna maksab 45 eurot nägu ja siin Kreeka kulutustes on veel kirjas toit. Pitagüürose võtsin 7 eurot 20 senti koos Coca-Colaga. Internetikohvikus väike jook 4 eurot ja arvuti kasutus oli 3 eurot. Nii et 5. päeva kulutused kokku on 115 eurot ja 80 senti. No mis ma oskan öelda, kulutatud on, vähemalt kõht on täis, pesta saan ja ma arvan, et iga päev on uus seiklus, nii et naudin siin Kreeka mõnusas hotellis seda ööd, lähen magama ja näeme juba hommikusöögi laua ääres. Head ööd! Tere hommikust, 6. päev on meil Eurotripil käes. Väga mõnus uni oli, aken oli terve öö lahti, väljas oli kuskil 16 kraadi. Linnamüra natuke segas, aga polnud hullu midagi. Ja minu arust väga uudis on see, et hommikusöök on meil siin hinna sees. Et eilses Küüroses sai täpselt kõht paralt täis, tuli hea uni, aga siin hommikusöök üsna rikkalik. Mina nägin kohe kartulit, nad on niimoodi nagu panni peal hästi krõbedaks praetud, aga väga mõnus sealiha kaste peale. Siin on saiakest, peekonit, kurki, tomatit, viinerit, samuti saab müslit, värsket mahla ja ka kohvimasin on siin kõrvalruumis olemas, nii et ma tegin ühe värske kohviga endale. Et ma ei tea, viga pole midagi. Üks asi, mida ma kindlasti pean tegema, mis võib-olla kõige viisakam pole, ma võtan mõned saiaksed kaasa endaga või siis äkki on siin veel mingi müslibatoon, et nagu London õpetas, siis see on väga hea trikk, kuidas veel hiljem söönuks saada niimoodi, et raha ei pea väga kulutama. Aga meil tuleb veel siin Thessalonikis väike avastamine, nii et sööme kõhu täis ja siis saame juba linna peale minna. Head isud! Hommikusöök on söödud. Enne veel kui linna peale on minek, siis naudin siin rõdu peal vaadet. Suurepärane hotell tegelikult, 2 rõdu, hotellis kõik olemas, voodid, vannituba, konditsioneer ka, et selle kuuma ilmaga hakkama saada. Umbes 300 meetrit siit edasi olekski juba rannapromenaadil. Nii et ega meil väga palju aega siin Thessalonikis polegi, nagu ma ütlesin. Küüruse maitsesin ära, oli väga maitsev, see linnuke on tehtud. Ja teine asi, mida ma tahaks kindlasti teha, on siis piraadi laeva peal sõit. Et 10.30 avatakse ja järjekord võib minna täitsa hulluks seal, nii et lähme pigem varakult kohale, et saab kindlasti paadi peal hüpata. Nii et lähme avastama natuke Thessalonikit ja saame liikuma hakata. Oi kui mõnus päik. Ja olemegi kohal, Arabella hakkab kohe lahkuma, nii et hüppame ruttu paadi peale, et saaks keha koha. Hello! Tere tulemast piraadi laeva peale, väga mõnus. Tõesti, nagu internetis kirjas oli, sissepääsutasu pole, oodatakse, ostaksid baarist ühe joogi ja vaata minnad üle. Aga puidust laeva peal, ega ma ei olegi niimoodi seilanud, kõrval on tegelikult ka täitsa must pärl olemas. Aga noh, mina ju Arabella valisin välja ja ega vaade on sama, nii et lähen vaata, mis baaris pakutakse.
hotellist oli kuskil 20-minutiline jalutuskäik siia laeva peale, aga minu selja taha jääb ka White Tower. See on Thessaloniki üks tuntumaid vaatamisväärsusi. Mina valisin välja paadi just sellepärast, et see oli alati minu unistus ikkagi puidus piraadi laevaga seilata siin sadamas. White Toweri sissepääs ise 4 €, nii et ma hakkasin mõtlema, et okei, paadil pean 7 € kulutama, kui seal ka 4, ega siis eelarve ikka hakkab järjest lõhki minema ausalt öeldes. Aga tegelikult sealt pealt on 360-kraadine vaade tervele Thessaloniki linnale ja kindlasti soovitan sinna ka minna, kui aega on. Siin praegu juba päike kütab, ega ma nii palju polegi reisi jooksul igistanud, nii et pole hullu midagi. Aga jalutuskäik siia tõeliselt mõnus. Meretuul tuli peale, jahutas maha. Promenaadil väga palju tärrased püüdsid kala, mõned olid ka saanud mõne suure kala täitsa konksu otsa. Vanemad tärrased näiteks istusid pingi peal, nautisid merevaadet ja üks väga äge vaatepilt, mis tegelikult horisondil paistis. Umbes 80 kilomeetrit sinna suunas on siis Olympuse mägi ja see on tuntud justkui Kreeka mütoloogias jumalate sünnikoht. Nii et vaadake, Thessalonikis on nii palju kultuuri, et võib-olla ei peagi iga kord Kreekasse lennates just Ateenat külastama. Siin sadamlinnas saab ka selle kultuuri kätte. Väga-väga mõnus päev on alanud. Laeva peale tulles ka tervitas meid kohe nagu ehe piraat, rätik peas, piraadiriided seljas. Aga ma pole veel seda maininud, tegelikult ju praegu on meil pühapäev. Mõtlesime, et näitame teile ka toidupoe hindasid, aga vot, lõunava värk. Toidupoed on ju kinni, aga mina olen pühapäevaga väga rahul. Sa tunned, inimesi on vähem väljas, saad vabamalt liikuda ja ka siin laeva peal on praegu ainult paar inimest, nii et ma arvan, et on õige aeg minna paari järjekorda ja valida endale jook välja, siis juba laev lahkub mere peale. No nii, asusime teele, nagu näete, mind tehti kapteniks, öeldi, et mul on kõige õigem müts peas, et keegi peab ju juhtima seda. Kohe varsti saabuvad ka joogid siia ja tegelikult ju väga mõnus. Mina pole puidust laevaga niimoodi mere peal seilanud, Emajõe peal, Lodja peal küll olen mõned tiirud teinud, aga siin praegu ikkagi paat kogub hoogu. Eks ma siis lükkan veidi juurde, et me jõuaksime kiiremini mere peale. Nagu mainisin, siin laeva peal sisenemiseks piletit maksma ei pea, aga istud maha, siis tuleb teenindaja ja küsib, mis sa juua soovid. Et ise baaris kohe alguses tellida ei saanudki, vaid kaartistas ära, kus kõik kliendid on. Toodi Coca-Cola mulle maksis 8 € ja joogiga kaasa tulid soolapähklid, nii et väga tore teenindus, täpselt nagu eile internetikohvikus. Võtsin mõned joogid ja kohe pani kõrvale krõpsud. Et Kreeka täitsa oskab siin näidata ikka, kuidas turiste võõrustada. Aga me oleme siin kuskil 20 minutit sõitnud. Kogu sõit umbes võtab 30 minutit, saad samasse kohta tagasi White Toweri juurde. Väga lihtne, loogiline ja ma ei tea, meil võib-olla vedas, aga tõesti ma soovitan tulla siia pühapäeval. Me tulime peale kell 10. Mis meil on? 25 inimest peal. Ma omaks nagu seda laeva. Mitte keegi ei häire, jood enda jooki, naudid vaadet. Võt see on elu. Võt see on üks korralik eurotrip. Ja ongi paadisõit tehtud, et tegelikult, kes võib-olla Arabella peale ei taha minna, siis kõrval siin neid paate jagub. Minu silm on kohe musta pärli juures ka, Black Pearl. Kariibi merepiraatidest isegi Jack Sparrow on väljas, joob rummi. Aga nii nukker, kui see ka poleks, siis tegelikult Thessalonikist me hakkame lahkuma. Mõtlete, et ossa vana, miks nii ruttu, miks nii? Tegelikult sai siin kogeda kõike. Mina sain kõhu täis, head ja paremat. Ma sain mere peal tiiru ära teha. Me nägime ööelu, mille poolest on Thessalonik just tuntud. Nii et igati väärt tulek ja peame arvestama sellega, et Rumeenias siia oli pilet 22 €, nii et ma ei saanud lihtsalt mõelda, et okei, lähme kuhugi mujale kallim piletiga. Odav pilet, kiire pöks Kreekas, me on siin isegi 24 tundi, nii et nüüd rahulikult võtamegi uuesti bussi, mis maksab ainult 60 senti ja liigume tagasi Thessaloniki lennujaama. Näeme seal. Teel bussi peal avanes selline vaatepilt, et merepõhjas siin koogitakse kõik need tõuksid üles. Sellepärast, kui enne promenaadil kõndisime, tegelikult vaatasin, kui mehed kala püüdsid, siis ikka vaatasid korra merre, vaatad üks tõukeratas, teine tõukeratas, mõtlesid, et ega vast neid nii palju pole. Aga noh, siiapoole kõnnid, näed juba, et siin ratas ja 4 tõukeratast on välja tõmmatud, tore tehakse, aga kahju, et neid ikkagi siia merre visatakse. Et tore, et keegi viitsib siin ikkagi nendega jamada, sellepärast, et mõttetu mere reostamine, vara lõhkumine. Thank you very much. Viimane kulutus ka Thessalonikis tehtud. Suveniir, magnet maksis 2 €. Äge kuldne kott anti kaasa. Seljakotis juba 3 magnetit annab tunda. Liigume lennujaama. Ja olemegi jõudnud Thessaloniki lennujaama. Tegelikult väga mugav ühistransport. Ainult 60 senti, sõidab 50 minutit ja kui mugav. Ta toob otse lennujaama juurde teisele korrusele. Ei pea kuhugi kõndima, ei pea üheski tunnelist läbi saama. Nüüd aga mõtlete võib-olla, et no kuhu edasi, kuhu veel saab minna? No ma ütleks, et veel rohkem natuke lõuna poole, veel soojemale maale.
Järgmine lennupilet maksab 21 € ja me lendame Maltale, nii et näeme juba saare peal.